Hello again. Teeksin teise kaameraga, aga siin on väljas on üpris pime praegult, et näha oleks mind, aga nii kehvasti, et peame leppima selle poolega. Ühesõnaga, peale viimast video, mis veel juhtus, oli, me läksime, kus me läksime, ühesõnaga, tegelesime Elariga veel, et aitasime vähe, uurisime, tere, et uurisime Elari asju ja möllasime, siis sai aku hakkas tühjaks saama, mõtlesime, et paneme telefonid laetima ja värki. Ühesõnaga, tegelisime sellega, proovisime, vaatasime, kuidas ta saab. Good news is, ta on juba Aussi pool teel ja tunni aja pärast maandub. Bad news is, viimati ma olin järkvel kell 5. Jah, kell 5 on viimati järkvel, nüüd on kell 4 vist. Ja nüüd on 4 öösel, ehk siis ühesõnaga ma sain lõpuks magama peale 10 tunde magamatust. Ma oleks võinud juba varem magama minna, aga siis ma tegelesin muude asjadega, mida vaja teha oli. Rääkisin tulevase ülemusega telefonidel ja mida iganes veel. Ja siis ma sain lõpuks magama ja üle hea oli, järsku tulin silmad lahti, väga pime on kõik. Ja plaan oli paar tunni magada, aga jah, siin me oleme. Nüüd ongi see, et tarksime olevad Jaaguga oleme üleval praegult ja mõtlesimegi, sa magasid üldse vahepeal üle? Ei. Said terve aja üleval või? Mis vaitsid mingi TikTok'i terve aja või? Rääkisin nii midagi. Rääkisid? Ühesõnaga, sa Jaak vaatas TikTok'i terve päeva õhtu öö, eks ole? Ühesõnaga, siis nüüd ongi, eriti veel muidugi Jaagu tungival soovil, kuna mina just ärkasin, mul nii hull ei ole veel, aga ma tean ennast. See on päris lahe tegelikult. Kui hästi kaamera välja võtab, ma ei tea, aga pull. Tulime nüüd sööma. Süüa otsimegi, siin lähedal on üks 27 convenience store. Mõtlesime, et okei, võtame mingi lambise manši ja midagi, mis saab soojaks teha, kuna mikrokas saab ka veel mikrokas on olemas, nii et me saame soojendada. Saaks sooja süüa ka. Sest et jah, kõht on tühi, veits, Jaagul väga, mul varsti väga. Nii et näed, here we are. Kohalik parmumagnet. Nii, me leidsime toredad asjad siit. Ja siin on kiivrid kohustuslikud ning siin on kiivrid, kus iganes kuradi siia lähevad klambriga kinni ja saad unlockida. Kui sa kiivrita sõidad, sa saad trahvi. Mul ei ole aimugi palju sõnna, aga see on Austraalia, nii et see on palju. Nüüd me läheme edasi kaugemale poodi. Ei no, mis mul muud öelda, kui ma ei tea, polegi midagi öelda. Lihtsalt mahe. Ja nagu siuksed jalgrattateed, mis on ka ainult jalgratastele ja tõuksidele, mida pidi jumala liikuda ka. Ja kõik on lihtsalt nii palju loodust täis, see on täiesti ebareaalne. Sa oled linnas sees, sul on kõik on roheline lihtsalt. See on nagu kesklinn siin ees ja kõik on roheline. No see on täiesti sürreaalne, mis siin toimub. Täiesti sür. Need rattateed ja kõik asjad, mis siin on. Taas see kuradi tüüpiline turist. Iga
kiire. Kus kohas? Ongi ju? Jaa. Lihtsalt terroriseerime kohalikke loomi. Hüppab. Me läheme reisima. Livilla Vida Loca. Tere tulemast Valterile või tema pigem meile tere tulemast. Tere tulemast Maarja, vaata need peeglist näeb. Tere Maarja. Meie kohalikud Uberid, Sofid. Mis seal on? Linna näita. Linna? Okei, see Skyline on päris lahe tegelikult. Point, kuule, sul saab kiidina täitsa asja isegi. Tere tulemast. Täna on meil seikluste päev, nii et varsti näeme. Me oleme kõige kõrgemalt puldid praegu, kus on sõitnud lavalt linna. Lehvita käsis juba. Tahtsid mulle vastu minna, jah? Tahtsin su puudutust tunda. Läheksime uuesti selle linna taustal. iPhone'iga saab see tegelikult. Nüüd on selles... Jouki jou. Ma olen päris halb selles videovärgis puhtalt sellepärast, et ma olen kogu aeg unustanud kaamerat võtta, kui on hetked, kus võiks võtta. Siinkohal tahaks süüdistada enda palavikku, mida kõike muud, aga ei, ma olen lihtsalt... Ei, ma olen amatöör alles. Ühesõnaga, viimastel päevadel me oleme olnud tripind, möllanud, chillind, puhkanud, väga palju maganud. Praegult oleme just pangas, käisime, võtsime raha välja, et minna autot ostma. Et siis saamegi auto ära ostetud äkki ja siis tuleb see kõige toredam osa, ehk siis autoga sõitmine valepoolses liikluses. Me juba jalakäijatena vaatame ja lihtsalt niimoodi mähime ja mitte midagi aru ei saa, nii et ma ütlen ausalt, et see autoga sõit saab väga hirmus olema. Eriti pärast seda, kui suures linnas me oleme ja kui palju ridasid siin on ja nii edasi. Käisime siin eile. Okay. Käisime rannas, täpsemalt me käisime Sunshine Coastis, mis on siis Brisbane'i kohal mingi umbes tund aega ja see on väga ilus suured rannad, ookeani ääres muidugi järgi. Väga lahe oli, vesi oli mõnusalt soe, ilm oli ka suht laadna, täiega pull oli, välja arvatud see, et mingi umbes meetri kõrgused lained, kui mitte rohkem ja üks laine tõmbas mind vee alla, lõi mind rinnaga vastu maad ja tõmbas jalad üle pea, täiega skorpioni niimoodi, et käis mingi 3 raksu käis seljast läbi ja väga-väga valus oli ja veits hirmus oli, aga ei ole hullu. Nüüd selg on enam-vähem juba. Siis me käisime ka ühe mäe otsas, Mount Gravatt, mis iganes. Brisbane'i nii-öelda ääres ühtepidi. Ääreosas on üks piiges mägi. Seda võib isegi mäeks nimetada, mitte künkaks nagu Eesti nii-öelda mägesid. Ja seal on mega lahe vaade üle kogu Brisbane'i.
seal ka samamoodi eriti palju filmid, kuna nii palju kui ma filmis, ma vaatasin, et kaamera peal absoluutselt ei tule välja seda, mis nagu see tegelikult on. Et kui pull ja lahe ja mis iganes see kõik seal on. Aga mingid klipid ma ikkagi sealt sain ja samamoodi rannast ma eriti ei saanud, aga midagi sain. First Emotions. First Emotions. Väga kaotlane on kiisiga sõita. Jaa, eriti kui manuaal vasaku käega ja valel pool teed. Don't recommend 1 out of 10. Mis meil on olemas? Nissan X-Trail. Vähemalt on 4-küüraline kärakas. Elari on juba mugavalt asend sisse võtnud, nagu näha. Kotid on taga. Venti küll ei ole. Või noh, see jebib siin väga palju ei funktsioneeri nagu võiks, jälle ei tööta midagi praegu. Aga küll fiksil midagi kui vaja, see oli vist kõige odavam oli. $6000 oli see. Ega see poleks kõige meie auto, kui see ei vajaks juba remonti. Ühesõnaga võtsime lahti, kuna kliima jebis, käis ei käinud ja nüüd vaatasime. Võtsin lahti ja vaatan, et ahaa, küll on plaat hästi sulanud, lühises olnud siin sädet olnud. Ühesõnaga tuleb vist panna otsaühendust klemmide vahele, et saaks kätte kliima. Või noh, vendi õigemini puhuma, kuna plaat on nii vihmane ja tõmbab tuuleklaasi uduseks ära kohe, kui sõidame. Nii et kerge fix, roadside ja läheb edasi. Aga purksi peatus, vahepeal samal kui remont käib. Siin on peekonit ikka mõnuga purksi vahel, võrreldes sellega, mis Eestis. Hind on sama, mis Eestis. It works. Engineering at its finest. Nii. Võtad kinni ja lükkad klemmid kokku ja titi-miti. We have air. Neli tundi sõit on tehtud. 4,5 isegi. Noh, okei, tegelikult koos selle remondijamaga 5 tundi vist isegi, kui mitte rohkem. Jõudsime Kundimindisse, ehk siis asula kant, ühesõnaga, kus me nüüd paiknema hakkame. Järgmised vähemalt 3-4 kuud. Idee poolest vähemalt. Ja siuke nunnu motelli koht. Auto täitsa tublisti olnud, veits vajab siit sealt tegemist, nagu sõidujool oli tunda, sillad eelkõige. Room tour ka siis juba. Ühene voodi, kahene voodi, mirror radne pool. Siin on üks kapp, milline üllatus. Mis veel head on? Nii, mis sul lüliti oli seal? Normaalne iseenesest. Pole üldse paha. Aga huvitav see, et igal pool on siin Aussis on külmatooniga valgus. Siiamaani põhimõtteliselt igal pool. Koodnassene. Pikem jutustamine või nii-öelda mis iganes jutuaeg tuleb meil järgmises videolaadses tootes. Praegu endiselt ma olen üpris jetlagged ja vässu. Sorry, et nagu nii vähe contentit on. Ma läheb kogu aeg meelest ära filmida. Kogu aeg. Pluss ei olegi väga palju teinud. Ühtpidi olema, aga teistpidi.
on live. noh